See on õige, jah. Nüüd tuli järgmine. Lõõtspilli alguse lugu algas nii, et ma alustasin 7-aastaselt. Ja eks need külamehed olid üks põhjus, kes käisid kokku meie kodus mängimas ja isa ka mängis mul lõõtsapilli. Ja aeg läks edasi tasakesi ja hiljem siis kujunesid välja mulle suured eeskujud Richard Reino, Karl Kikas, Johannes Keder, pillimeister oli mul koduligidal seal, ütleme, selle paikkonna peale. Põhiliselt suured tegijad, suured eeskujud olid ees ja millegi pärast see lõõtspilli tämber, see väga meeldis. Ja ega siis pill oli keelatud asi, seda ma salaja on õpitud asi. Pill oli kallis, et poisid lõhuta pilli ära. See oli see põhjus, mille pärast ei lubatud pilli näppida. Salaja oli ta niimoodi, et isa oli mul sepp. Ja siis oli ta sepikojas tööl, siis salaja nägid ära, et isa kuulsid, et sepikojas töö käib, siis oli kindel, et isa on sepikojas. Siis võtsid voodi alt pilli, hakkasid siis proovima. Midagi oli kõrvu jäänud, mis isa mängis ja külamehed mängisid. Ja seda siis hakkasid omal käel proovima. Nii kaua proovisid, kui midagi välja tuli ja lõpus siis, kui juba kuuldi, et midagi juba tuleb, siis enam nagu keeldu ei olnud. Asi läks edasi niimoodi, et suured eeskujud olid olemas. Mul juba, nagu ma ütlesin, Karl Kikas, nagu siingi näha. Ja siis esimese pilli ostsin 74. aastal. Johannes Kedre poolt valmistatud pill ja siis hakkasid, kutsuti lihtsalt poisid kutsusid oma pulma mängima. Ma ei olnud mingi pulmapillimees ei midagi. Ma siis, et ma võib-olla ei tule toima asjaga, et tule, ei ole midagi. Ja läksin ja sealt see alguse kõik saigi ja siis hakkas see asi rohkem arenema. Siis mängisin mitmed aastad Juhani Kedre valmistatud pilliga, siis oli ka Põlvamaalt pärit pillimeister Kalju Sarnit. Väga hea meister oli. Siis sai tema käest juba pilli muretsetud, pill oli tunduvalt parem. Siis sai Kalju Sarniti pilliga mängitud väga pikalt ja siis käisime Võru võistu mängisime, ma käisin väga palju. Juba noore mehena käisin seal ja siis meid oli Põlvamaalt oli palju mängijaid. Pea 10 mängijaid oli alati Võru võistu mängimisel, sest osavõtjaid. Lõpuks ma olin niimoodi, ma jäin üksinda. Ja siis ma Võru võistu mängimisel ütlesin sellised saatuslikud sõnad välja, et mina kirjutan Põlvamaa lõõtspilli mängijatest raamatu. Et eks mõni loeb, kellel pill kodus on, võib-olla keegi enam ei mängi peres, et võetakse pill välja ja hakatakse mängima. Ja siis, aga see tulemust ei andnud. Tulemuseks oli Põlvamaa lõõtspillimängijate kaardistamine, nende või nende lähedaste olulisemad meenutused. Mõned aastad hiljem aga valmis samaväärne raamat Võrumaa lõõtspillimängijatest. Siis natuke mõte liikus veel edasi, et kuidas ja mis nüüd edasi teha. Ikkagi mina olen nende vanade lõõtsamängijatega koos väga palju olnud ja et ikkagi neid oleks vaja kodudest välja saada ja seda lõõtsavärki taas elustada rohkem. Ja siis mõtlesin, et hakkame lõõtspilli kooli, nimetasime see kooliks. Korraldame lõõtspilli mängijate kooli.
tulid kokku, seal algul oli 10 inimest, võib-olla 15. Esimesel aastal väga hea, kõigil meeldis väga, hakkas asi nagu minema. Järgmisel aastal korraldasime jällegi selle sama kursuse ja nüüd on ta juba 10 aastat käinud. Ja järgmisel aastal siis oli juba rohkem. Ja siis ma tundsin, et see töö kannab vilja. Et seda tasub hakata tegema. Rahvale pakkus väga huvi. Mida räägivad ning arvavad aga täiskasvanud õpilased oma õpetajast. No Heino on ikkagi Eesti lõõtsa isa. Heino on vägev mees. Ta hoiab seda pillitraditsiooni väga üleval. Ja ta on nagu mees omal kohal. Heino on üks igavene lõõtspillimängu sütitaja. Heino on heatahtlik. No Heino on ikka üks inimene väga suure algustähega. Heino on imemees, kes oskas minule selgeks teha, mis on lõõtspill, et ma selle olen ise valmis tehtud Heino juhendusel. Heino on väga positiivse ellusuhtumisega mees ja õpetab meid kõiki väga positiivseteks. No Heinosugust meest teist ei olegi maailmas olemas, jah? Heino on väga suure südamega inimene. Heino Tartus on esiteks väga hea inimene ja teiseks on tema Eesti lõõtsa mängu taastaja. Kui Heinot ei oleks, siis oleks hääbumas see asi. Saime sellise koha Põlvas nagu Põlva muusikakool, kus meid lahkesti vastu võeti ja me saime siin korraldada sellist täiskasvanute õpet. Ja siit see algas, siis läks paar aastat vist sai niimoodi ka käidud, et ma just siin muusikoolis tööl ei olnud. Ilmselt ikkagi siit direktor nägi, et sellise asjaga siin tegeldakse ja rahvaliku muusikaga ja selline lõõtspill veel ja siis need ilmselt mulle tuli kutse siis, et hakata õpetama ka väikseid lapsi ja Põlva muusikakooli siis ridades kohe päev. Ma mängisin sulle sellepärast, et viis jaksu meelde panemini.
see teise osa, teine osa ka, esimene sul on meeles muidugi vastama. Või sul on täielikult 5 meeles? No mitte täielikult. Nojah, selle vahepeal peabki ette mängima, siis jääb 5 nagu pähe, ega siis see lõõtsamäng on selline, et seda pead ikkagi, mis sul peas on. Siit saad noodid võtta, siia panna. Siin ei ole, noodivihik on ees ja seal vaatame ja siis otsin noodisid üles, aga see tuleb peast võtta ja siia panna. Ma ei teagi, mitu aastat juba olen siin olnud, ei oskagi aastaid enam kokku lüüa, võib-olla 6-7 aastat juba või on 8. Ja algul oli lapsi vähe, 1-2 oli, aga kõik olid väga tublid õpilased, mul on olnud. Ja siis oli 4 õpilast ja nüüd on juba 9 õpilast ja aina see populaarsus kasvab. Me olen kõiki muidugi ei suudagi vastu võtta, kes noored tahavad, väiksed. Et ikkagi peab natuke kasvu olema, natuke peab jõud olema, et seda pilliga tõmmata. Et ta ei ole päris kergete killast pill, et ikkagi peab käeramm olema. Praegu, kui mul on üks tüdruk on, tema jaoks ma tegin siis väiksema pilli natukene. Et ikkagi tüdrukud ka jõuaksid pilli mängida. Kui nüüd kokku võtta lõõtsakool, nagu me nimetasime seda suu pruugiks või on parem on rääkida ikkagi lõõtsakoolist, tegelikult miks kool, ta ei ole mingi kool, aga no kokkusaamine. Lõõtsakooli noored ja Põlva muusikooli noored, kes lõõtspilliga tegelevad, on 2-30 inimest olnud. Esimese pilliga ma nägin vaeva väga palju. See võttis aasta või 2 aastat isegi läks. Et mingisugune detail siin lõõtsapilli juures nüüd ära teha. Selleks pidi ikkagi vana teise pilli küljest olema eeskuju võetud ja siis hakkasid seda tegema. Muidugi need esimesed ei tulnud üldse nii head välja ja täpsed ei tulnud ja siin oli isegi, ma ausalt võin öelda, et isegi vahepeal nutsin. Nii palju oli see, ütleme, klaviatuur või mis oli ära tehtud, nii palju ära tehtud ja lõpupoole see asi läks kuidagi nihu ja no mis sa ütled, see oli ikkagi mitme kuu töö oli. Ja siis küll istusid maha, natukene mõtlesid, aga noh, mõtlesid siin nutt ei mitte midagi aita, vihastamine ei aita, et tuleb otsast pihta hakata. Ja nii see asi minul ikkagi arenes ja läks. Midagi ei ole, et need pillid valmis, vaeva sai nähtud. Ja muidugi esimesel pillil on, praegu esimene pill on mul tubli mängija käes. Seal isegi plekitööd sai nüüd uuesti tehtud. Noh, see ei kõlbanud enam oma silmale vaadata, et kõik halvasti oli tehtud. Ligi 5000 ülitäpset detaili ja nende kokkupanek ja jälle uus Eesti lõõtspill valmis. Öelda on seda kõike imelihtne, aga õpetaja, kandle ja lõõtspillitunnid, meister, juhendaja, kapell Heino ja noored sõbrad, Tallinna Televisiooni televõistu mängimise rahvalõõts toimetamised, helikandjad ja raamatud. Ent ärgem unustagem, ööpäevas on ikka ja ainult 24 tundi.
asjast nüüd tagasi natukene mõelda, me hakkasime korraldama ka siin siis või tegelikult oli hääbunud, oli juba kapellid, mida praktiliselt ei olnudki enam, ma ei tea, Põlvamaal mõni, 1-2 võib-olla kuskil oli. Ja siis me moodustasime siin viiulõpetajaga, Signe Pruus oli, siis moodustasime sellise kapelli taolise kogukonna. Et meid oli siis, hakkasime kapelli tegema. Mõtlesime, et nagu vanast tehti kapell, et teeme ka nüüd selliste pillidega, nagu vanast olid kapellis. Võtame proov veel nüüd, Mart, aeglasemalt see. See on selline hästi nostalgiline lugu. Ja meil on 11 liiget on praegu kapellis ja hästi seda kapelli muusikat igal pool võetakse vastu. Meil on palju välismaal juba käinud ja areneme hästi ja lapsed, või ütleme, mis lapsed, nad on juba suuremaks kasvanud, algul olid lapsed, nüüd on juba noored inimesed, võib öelda, nad tahavad seda asja teha, et tähendab, see pakub nendele ka midagi, mitte ei ole sunniviisi seda asja tuleb peale kellelegi sunnida, seda ei ole. Et see ongi kõige parem tulemus, kui inimene tahab. Ja kui on heatahtlik eestvedaja, sõbralik meeskond ja ühine eesmärk, saavad teoks ainulaadsed ettevõtmised. Juba 8 aastat Põlvas toimuval lõõtspillipeol Harmoonika tuleb tänavu 14. juulil Intsikurmus lavale maailmas ainukordne 100-liikmeline Eesti lõõtspilli koondorkester. Lõviosa parimaid ja huvitavamaid lõõtspillimängijaid, kes siia saabusid rongkäigus. Teeme neile suure aplausi. Pillimeistreid ma hakkasin koolitama. Esimene kursus mul oli Põlva muusikoolis. Seoses selle lõõtspilli õpetamise hädaga, et meil pilli ei olnud. Siis ma mõtlesin, ma korraldan ühe kursuse. Mul enda oli esimene pill oli tehtud. Ma hakkan kohe teistele näitama, et kuidas mina tegin. Ja siis oligi. Ivar Pärnamets oli, kes on praegu juba 30 pilli ära teinud. Tema käis esimese kursuse mul läbi ja ma teisi mäleta. Seal oli 10 inimest vast midagi oli, kes tundsid asja vastu huvi. Kes kui palju tegi, ei mäleta enam, aga see oli hea tulemus andis. Ja siis tulid kunagi külla Märjamaalt 3-4 naist tulid siia ja nemad tahavad kas kursust korraldada seal, et kas sa oled nõus tulema nendele teadmisi jagama ja ma siis, miks ei, ikka tulen. Siis ühe kursuse korraldasime Märjamaal. Ja kui Märjamaa kursus sai läbi, siis tuli Viljandi. Meil oli 3-päevane tsükkel. Üks päev pidasin ma loengut, olid nagu kõik olid klassis, laua taga istusid ja kirjutasid üles. Ma ütlesin, et kirjutage paberi peale üles teadmisi, et teil tuleb
kodus mingi detaili tegemisega tuleb teil 100 küsimust endal, et siis teil on võib-olla paberi peal ikkagi midagi märgitud, teil on kodus lihtsam. Ja 2 päeva siis oli kohalik tööõpetusõpetaja, siis tegeles nende detailide tegemisega seal, välja saagimine ja lihvimine, lõikamine ja kõik kokku liimimine, sellised asjad hakkasid siis teistel päevadel. Mina olin nagu lektorina seal. Ja nii 3 aastat järjest nüüd. Lugude tegemisega mina hakkasin ise tegema niimoodi, et muidugi ma improviseerisin kodus natukene, oma üksinda kui mängisid, neid vanu lugusid tuletasid meelde ja uuemaid proovisid ja siis hakkasid improviseerima ja siis tuli mingi osa, tuli päris hästi välja sellest ühest nüüd valmis saanust loost, ja siis hakkasid midagi, nagu vana Karl Kikat ütles, et hakkasid midagi juurde punuma nendele asjadele. Ja nii need lood on minul sündinud ja siis mõnele laululoole saigi sõnad loodud ja ega mina muusikat õppinud ei ole, aga neid on mul välja kujunenud, et ega siis paljud sellised küla heliloojad ei ole mingit muusikalist haridust saanud, aga nad on head heliloojad olnud ja häid lugusid teinud. Seda pilli on nüüd tehtud tavaliselt pikema aja jooksul kui teisi pille ma ennem tegin, nagu öeldakse. See sai nüüd erine pill, et hakkas kätte jõudma Eesti Vabariigi 100. sünni aastapäev ja siis see trehvas, et läks nii kokku, see ei olnud muidugi minu poolt sätitud, et sai ka minu 100. pill valmis. Et mul selle koha pealt nagu vedas, et ma jõudsin sellise etappini, et ma sain selle 100. pilli valmis. Et pill on, võiks ise öelda ka, et pikema aja jooksul tehtud ja ikkagi suurema armastusega natukene, kui see pill on tehtud, kui ikkagi tavaliselt on ikka tänapäeval on, et pilli on puudus on ja siis on ikkagi kiirus on selle tegemisega ka taga natukene, aga seda sain nagu võetud rahulikult ette, et see pill peab natuke teistsugune tulema ja tuli ka.
see on tõesti hea pill saanud. Igat pidi. Käes on Eesti Vabariigi juubeliaasta ning ma usun, et mitmedki meist, kui mitte kõik meist, teevad sel puhul, nagu üleskutse on kõlanud, Eestile ühe kingituse. Väiksema või suurema, oma südameasi. Üks võib öelda, et Eesti lõõtspillikultuuri tänaseks päevaks alustalaks saanud mehi on aga võtnud asja üsna suurelt ette ning lubanud Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valmis teha 100 Eesti lõõtspilli. Ta on selle eesmärgi juba tänaseks täitnud. See mees on ennast juba hetkel Eesti lõõtspilli traditsiooni kuldsete tähtedega kirjutanud Heino Tartes. Ma arvan, et kõik inimesed saalis ja televaatajad kodudes ühinevad minuga ja palume Heinol mängida selle oma 100. pilliga meile üks lugu. Mida veel? 2012. aastal Valge Tähe 5. klassi teenetemärk rahvakunsti edendamise eest. 2015. aastal Jakob Hurda rahvuskultuuri auhind. 2016. aastal Põlva aukodaniku tiitel ja mis on ehk neist kõigist tähtsaim, kõigi lõõtspillisõprade jäägitu tänulik tunnustus. Aitäh sulle, Heino! Me siin leppisime kokku, mida Heino kohta öelda, aga see vist ei kannata eetrit, aga oleme siis viisakad. Heino on mütsi maha Heino ees, see ütleb kõik. Ta on lõõtspilli hing ja selleks ta jääb ja ei teagi, kas lähimal ajal on kedagi sellist tulemas.